Tere, mina olen Maarja-Liis, oleme siin Põltsamaa talvepäevadel ja minuga on siin Hardi ja Mattias ansamblist Pühamüristus, kellel on nüüd kohe kontsert algamas ja ma küsingi kohe, et millist publikut te ootaks? Kuna täna on kontsert ja tegelikult me teeme ka ülistust, siis kontserdi puhul publik võiks olla kaasa elada ja hüpata ja tulla lava ette ja teha kõik seda lahedat asja. Ja. Super! Aga kui te peaksite Pühamüristust ühe lausega iseloomustama, siis kes te olete, mida te teete ja miks te seda teete? Seda ühte lausesse panna on peaaegu võimatu, aga ma proovin. Minu esimene mõte, mis mulle praegu pähe tuleb, on see, et meie bändi moto võiks olla ka, et tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb armastus. Ja ma usun, et see ei ole ainult meie bändi keskel, sest kui me näeme vaeva ja teeme seda selle nimel, et Jeesus oleks austatud, siis tegelikult kõik see rahvas ka saab osa sellest, kus me käime. Nii et aitäh kutsumast meid siia. Muusika on üks viis, kuidas välja elada oma usku, kuidas kuulutada evangeeliumi. Miks just muusika? Mida see annab teile? Me Karmeli koguduses oleme avastanud, et meie pundil on selline, igaühel meist on selline kutsumus teha muusikat. Me arvame seda siiralt ja sellepärast tuli selline idee, et me võiks seda koos teha ja me võiks teha seda nii hästi, kui me oskame. Ja nagu Hardi ütles, et teha tööd koos ja siis tuleb armastus ja me usume seda. Aga meie talvepäevade teema on ka majakas, et milliseid teisi viise on olla majakaks, et kui mina näiteks ütlen, et aga ma ei ole musikaalne, et mida mina võiksin teha? Ma usun, et Jumal on igale inimesele andnud tegelikult ühe kire midagi teha ja see ei pea olema muusika absoluutselt, see võib olla miski, mille peale mina ei tule, sest mina võib olla nii piiratud mõtteviisiga. Aga kuna me kõik oleme nii erinevad, siis tegelikult see loobki selle pildi ja see, et me oleme ühes koos, me oleme kristlased, siis me täiendame üksteist. Et vastus võib olla siin mida iganes ja see ongi äge. Mida uut on Pühamüristuselt oodata? Meil on üks uus lugu. ja suvel on plaanis teha veel üks muusikavideo. Et meil eelmine aasta väga meeldis olla selles protsessis osa. Ja aitäh kõigile, kes meid toetasid muusikavideodega, aga järgmisel aastal me võtame selle uuesti ette ja me teeme ühe uue loo. Ja. Et sina publik, kes sa kuulad seal meid, et kutsu meid endale külla ja me hea meelega teeme sulle muusikat. Ülistame koos Jumalat. Suurepärane, aga ma lõpuks veel küsiks, et äratada noores Jumala sõna vastu kirge. Et mis on teie lemmikkirjakoht ja miks? Kunagi ma sain omale piibli ja siis meie endine pastor kirjutas sinna sisse, et kirjakohas, kas see oli Roomlastele 12 kuskilt sealt edasi. Ja nüüd pojad, kuulge mind, õndsad on need, kes hoiavad minu teed. Ja ma võin öelda, et nii palju, kui mina olen Jumala tee toinud, ma olen õnnis olnud ja nii palju, kui ma selle mööda olen astunud, siis on äpardusi olnud. Et takkajärgi on seda ilus vaadata, aga nagu olen mees ja tee seda praegu, seda on keeruline teha. Ja ma ei mäleta, kus kohas see oli, aga mulle meenus see koht, et paljud on kutsutud, aga vähesed on valitud. Ja ma usun täiega sellesse, et need, kes julgevad selle kutsumuse vastu võtta, 100% ütlevad jah Jumalale, et need on need valitud, keda Jumal ütleb, et neid on vähe, aga nad lähevad lõpuni ja see on vägev ja mulle meeldib see kirjakoht täiega. Aamen. Aga kas te tahate veel midagi Eestimaa noortele plussilugejatele julgustuseks, lõpetuseks öelda ilusat? Ma arvan, Mattiasel on väga hea lause, midagi väga head öelda. Ei ole. Aga kuulake meid ja äkki me anname uue plaadi varsti välja tulevikus, et siis toetage ja kutsuge, nagu Hardi enne ütles, kutsuge meid mängima ja ülistama just, et see meeldib meile ja meile meeldib nagu teenida inimesi ja me oleme selle peale väljas, et teenida inimesi, et kutsuge meid julgelt. Aitäh Hardile ja Mattiasele ja kõrget loomelendu ja olge õnnistatud. Aitäh.